Trump tühistas äsja rahuläbirääkimiste reisi Pakistani ja tõestab sellega, et Ameerika Ühendriikidel on kõik trumbid Iraani vastu. See otsus tuli laupäeval 25. aprillil 2026 otsese sõnumina. Washington ei kavatse enam üle maailma reisida, et istuda laua taha, mis ei anna Ameerika Ühendriikidele absoluutselt kõike, mida nad tahavad. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Aga nüüd tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaudus versus standardil, Milson Alvis Global. Ameerika saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner valmistusid sõitma Islamabadi, kuid Trump peatas missiooni enne väljalendu ja tegi selgeks, et kui Teheran soovib kokkulepet, peab ta pöörduma Ameerika Ühendriikide poole. Mereblokaadiga, mis surub Hormuzi väina koomale, uute sanktsioonidega, mis tabavad Iraani nafta kummituslaevastikku ning režiimi surve all nii seest kui väljast, näitas Trump, et tal pole kavatsust nõrkusest lähtuvalt läbi rääkida. Sõnum oli lühike, karm ja läbimõeldud. Iraan võib helistada, kui on valmis oma seisukohast lõplikult loobuma, sest nüüd kontrollib kriisi kulgu Washington. Juhtus järgnev. Trump tegi avalduse Fox Newsile. Tema sõnul ei teeks tema esindajad 18-tunnist reisi lihtsalt selleks, et istuda ja mitte millestki rääkida. Ameerika president ütles veel, et Ameerika Ühendriikidel on kõik kaardid enda käes. Tegelikult tähendab see, et Valge Maja ei taha enam paista sõltuvana Pakistani vahendatud läbirääkimiste lauast, samal ajal kui Iraan püüab aega võita, oma marsruute säilitada ja avaldada survet Hormuzi väinale. See samm toimus pärast seda, kui Iraani välisminister Abbas Zarahidi lahkus Pakistanist ilma selge eduta läbirääkimistel. Ta oli kohtunud Pakistani ametnikega, sealhulgas peaminister Shehbaz Sharifi ja sõjaväejuhi Hasim Muniriga. Eesmärk oli arutada võimalusi sõja lõpetamiseks ja piirkondliku pingete vähendamiseks. Kuid Iraani delegatsiooni lahkumine enne Ameerika saadikute saabumist seadis kõnelused kahtluse alla ja andis Trumpile võimaluse tooni karmistada. Fox News esitles seda otsust kui tugevat murret läbirääkimisprotsessis. Telekanal teatas, et Witkoff ja Kushner juhivad Ameerika delegatsiooni Islamabadis. Aga Trump peatas kõik ja tegi selgeks, et Iraan võib igal ajal helistada. Uudistes, mis ringlevad, on see punkt muutunud kriisi keskpunktiks. Diplomatia on endiselt võimalik, kuid nüüd Ameerika kontrolli all, mitte Teherani kehtestatud tempos. Pakistan püüdis end asetada sillaks kahe poole vahel. Islamabad soovis näidata diplomaatilist jõudu, sest tal on suhted Iraaniga, dialoog Ameerika Ühendriikidega ja otsene huvi takistada kriisi laienemist, eriti veel selles piirkonnas. Kuid katse takerdus ikka samasse vanasse probleemi. Iraan räägib läbirääkimistest, kuid on vastu Washingtoni peamistele nõudmistele. Ja Trump otsustas seekord mitte nõustuda vestlusega, mis näib olevat vaid ajavõitmise viis. Ameerika surve ei piirdu ainult sõnadega. Rahandusministeerium teatas uuest sanktsioonide voorust ettevõtete ja laevade vastu, mis on seotud Iraani niinimetatud kummituslaevastikuga. Seda võrgustikku süüdistatakse Teherani abistamises nafta müümisel varjatud teid pidi, sanktsioonidest kõrvalehoidmises ja režiimile tulu säilitamises. Nimetatud sihtmärkide hulgas on Hiina rafineerimistehas Hengli Petrochemical, samuti 10 ettevõtted ja laevad, mis on seotud Iraani naftatranspordiga. Sõjaminister Pat Hegseth kinnitas samuti seda sõnumit. Foxi puult avaldatud materjali kohaselt ütles ta, et blokaad jääb kestma nii kauaks kui vaja ning Ameerika Ühendriigid võivad vajadusel kasutada surmavat jõudu. See avaldus tõstis kriisi pinget, sest näitas, et merebarjäär ei ole ainult sümboolne. Washington käsitleb seda kui tegelikku survevahendit Iraaniga seotud laevade vastu. See ongi punkt, mis muudab Teherani arvutusi. Varem võis režiim panustada pikkadele läbirääkimistele, karmidele sõnavõttudele ja alternatiivsetele marsruutidele nafta müümiseks. Nüüd näeb ta, et Ameerika Ühendriigid tegutsevad korraga 3 rindel. Tingimuslik diplomaatia, majandussanktsioonid ja meretõkestus. See on mitmekihiline surve. Üks sulgeb läbirääkimiste laua, kui vestlus ei edene. Teine sulgeb rahavood. Kolmas sulgeb laevade tee.
sõjaväelased ja kommentaatorid hakkasid olukorda käsitlema kui haruldast võimalust sundida Iraani järele andma. Dakota Meyer, mereväe veteran ja aumedali kavaler, ütles Foxis, et Ameerika Ühendriigid on soodsas positsioonis ja et Iraani režiim võib läbirääkimisi tõsiselt võtta alles siis, kui surve on tugevam. Ta lisas ka, et Trumpi valitsus oskab kokkuleppeid sõlmida, kuid ei tohiks nõrkust üles näidata. Arutelu muutus veelgi tulisemaks, kui jutuks tuli Kargi saar. Seda saart peetakse Iraani naftasektori strateegiliseks punktiks. Tõstatati idee võtta Kargi vastu karmim majandusmeede, et Teherani veelgi rohkem survestada. Loogika on lihtne. Kui nafta rahastab režiimi struktuuri, mõjutab igasugune surve sellele teele Iraani võimet oma võimumasinat ülal pidada. Reuters teatas, et tühistamine vähendas lootusi kohesele diplomaatilisele läbimurdele. Sama uurimine tõi esile, et Iraan keeldub otsestest läbirääkimistest ja süüdistab Ameerika Ühendriike maksimaalsete nõudmiste esitamisel. Kuid Trumpi arvates ei tohiks seda keeldumist premeerida täiendavate järeleandmistega. Kui režiim tahab suuremat survet vältida, peab ta näitama üles tõelist valmisolekut, mitte lihtsalt saatma vahendajate kaudu ebamääraseid signaale. Ameeriklaste karmistumine on seotud ka sisemise arusaamaga Iraani kriisist. Trump väitis, et režiimi juhtkonnas valitseb segadus ja et Ameerika Ühendriikidel on eelis. See arusaam tugevdab otsust survet jätkata. Valge Maja jaoks, kui Teheran on kurnatud, lõhestunud või majanduslikult surve all, ei ole aeg leevendamiseks, vaid surve suurendamiseks. Kriis annab ka sõnumi teistele riikidele, kes olukorda tähelepanelikult jälgivad. Hiina, energiaostjad, meretranspordi operaatorid, kindlustusandjad ja transpordiettevõtted teavad, et igasugune seos Iraani naftaga võib muutuda probleemiks. Kui oluline rafineerimistehas satub sihikule, saab turg aru, et Washington on valmis tabama mitte ainult Teherani, vaid ka neid, kes aitavad Teheranil majanduslikult hingata. See on surve jõhker osa. Iraan ei pea olema nurka surutud ainult sõjalisel rindel kaotades. Piisab, kui ta kaotab turvalise ligipääsu rahale. Piisab, kui tema laevu jälgitakse. Piisab, kui ostjad taanduvad. Piisab, kui vahendajad kaotavad mõju. Järk-järgult jääb režiimil vähem manööverdamisruumi. Lõpuks tühistas Trump reisi Pakistani ning surve jätkub nafta, Hormuzi ja režiimi püsimist tagava võrgustiku suhtes. Ja ta jätkab, et Ameerika Ühendriikidel on kõik trumbid Iraani vastu. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese Global kogukonnaga.